Milliste traumadega inimesed Eestis kõige sagedamini arsti juurde jõuavad? Kõige sagedasemad, kui me nüüd räägime traumade põhjustest, siis tegelikult kõige sagedasemad on ikkagi erinevad kukkumised, kindlasti igasugused spordiõnnetused ja ka tegelikult autoavariid. Tegelikult iga trauma puhul võiksimegi laias laastus selle ravi või ka tervenemise perioodi jagada enam-vähem kaheks. Nii-öelda ägeda ravifaas või esialgse ravifaas, kui inimene jõuabki oma traumaga arsti juurde näiteks, kui tehakse need esmased uuringud, et kas tõestada midagi või välja lülitada midagi raskemat, tehakse need nii-öelda vajalikud raviprotseduurid ja siis nii-öelda see inglise keeles damage control või esialgne ravi on tehtud, aga sellele järgneb tegelikult palju pikem raviprotsess, see on see nii-öelda taastusravi ja pahatihti see teine pool, eriti kergemate traumade puhul kipub natuke kahe silma vahele jääma, aga tegelikult see teine pool on vähemalt sama tähtis, ehk see taastusravi pool just. Praegu tulevad need hüppeliigese näited jälle meelde. Esiteks, selline klassikaline hüppeliigese paranemine võtab nädalaid, isegi kui see nii-öelda suur turse ja valu on läinud näiteks nädalaga juba mööda, siis tegelikult on vaja seda taastusravi või neid harjutusi teha 3-4 nädalat, isegi kauem teinekord, et saaks nii-öelda jala uuesti normaalselt toimima ja väldiks ka edasisi vigastusi, sest et iga selline olnud vigastus suurendab tegelikult teoreetiliselt ka järgmiste vigastuste tekkimise ohtu. Õnnetusjuhtumi korral, nagu juba jutuks on olnud, siis tegelikult taastumisperiood on päris pikk ja me teame, et tervisekindlustus või haigekassa ikkagi enamuse ravist või suure osa sellest kompenseerib. Samuti saame võtta nii-öelda haiguslehe, jääda koju ja ennast rahulikult ravida. Aga väike probleem on selles, et me teame, et täies ulatuses palk ei säili. See tähendab seda, et haigekassa kompenseerib ainult osaliselt ja väike osa jääb ka saamata. Ja teistpidi, et kui see tervenemise periood on pikem või lausa õnnetusjuhtumi tagajärjel saabub selline pöördumatu tervisekahjustus, siis ikkagi kulud suurenevad ja ilma kindlustuse olemasoluta võib olla väga keeruline ka taastuda või siis kohaneda selle uue situatsiooniga. Nii et pakume 2 tüüpi kindlustuskaitseid, siin üks on siis päevaraha. Päevaraha mõte on kompenseerida ärajäävat sissetuleku osa, nii et kui võtame haiguslehe, siis ei pea muretsema, et kättesaadav sissetulek on nüüd väiksem, kui oli tavapäraselt enne seda õnnetust. Ja teine on siis õnnetusjuhtumi järgne püsiva tervisekahjustuse kaitse või püsiva invaliidsuse kaitse, mille mõte on selles, et kindlustatud isikule siis makstakse konkreetne summa, mille arvelt ta saab mõelda taastusravi peale ja samamoodi mõelda, kuidas siis oma kodused olud nüüd kohanduda jääva tervisekahjustusest tulenevate vajadustega. Selliste kindlustusjuhtumite korral midagi on juhtunud või muu, mis kuulub siis kindlustuslepingu alusel hüvitamisele, on võimalik pöörduda erinevate kanalite kaudu, tõepoolest kas või helistada kindlustusseltsi, aga eriti lihtne on pöörduda siis e-kanali vahendusel, elektroonilist vormi kasutades ja keskmiselt vastus tuleb juba seal 2 kuni 5 päeva jooksul, et ütleme ühe töönädala jooksul, kui ei ole muidugi niisuguseid mingeid täiendavaid küsimusi, mida peab veel täpsustama. Nii et üldiselt protsess on väga kiire.